Oi, liiga palju niiskust, et palun mitte juurde. Jälle põllumehe kurtmine, jälle tekitab probleeme. No tere, jõudu sõbrad. Mis siin vahepeal juhtunud on? Ma hoidsin niimoodi, et tuleks niiskust ja niiskust tuleb. Niiskust tuleb nii palju, et on kohe tulnud. Loomulikult ma ei ütle, et oi, liiga palju niiskust, et palun mitte juurde, siis tavaliselt siis vihmapilv solvub või ilmataat ja tekitab meile põua, nii et las tulla. Aga mis juhtunud on? Kasvanud on, no vägevalt on kasvanud. Tõesti teeb rõõmsaks, et suvi niisu kohta väga hästi võrsunud, ühe taime kohta 2, 3, isegi 4 võrset, et pole üldse paha. Ja tegelikult ongi siin praegu käes siuke hetk, kus taim vajab kõige rohkem toitu, on kõrsumise aeg ja eks me peame siia natukene andma midagi juurde. Taga seisab traktor pritsiga ja tegelikult lahendame siin päris mitmeid probleeme. Et Metki töötajad käisid siin, kusjuures ka sellesama nisusordi aretaja käisid põllu peal vaatamas, kontrollisid, mis siin toimub ja nägid, et siin on jahukaste, mis on väga tõsine haigus ja võib saagile ja kvaliteedile mõjuda päris katastroofiliselt. Nii et tegeleme sellega natukene, meil niiskust on. Sooja on tulemas ja kõik need on väga head tingimused haiguste arenguks. Samamoodi niisu on siin ikkagi päris vägeva kasvuga olnud, siis peame ka natuke kasvu reguleerimist tegema. Ja kasvu reguleerimine on põhimõtteliselt see, et ta natuke pidurdab taime kasvu, et ta kasvataks oma kõrt tugevamaks ja ei kukuks maha. Et olen korjanud neid väga lamandunud põlde. Esiteks kombainerina väga kehv, teiseks on see, et ükskõik mis on lamandunud maas, on väga vastuvõtlik igasugusele niiskusele, mis maa seest tuleb. Tähendab seda, et kvaliteet on rikutud ja oled oma heast toiduviljast jälle ilma. Nii et eks alati on niimoodi, et see teraviljakasvatus, et kui ma praegu sellest räägin siin ja mõtlen ise ka, siis mõtlen, et ei tea, et korralikult on ikka riske siin. Aga proovime hakkama saada ja tegelikult ei tee ma siin ainult taimekaitsetöid, vaid lisan ka erinevaid mikroelemente ja ma ei pane siia midagi loomulikult umbropsu, vaid tegin leheanalüüsid on tehtud, taimemahla analüüsid on tehtud, näitavad teatud elementide puuduseid ja proovime need ilusti ära lahendada. Ja nagu näha, siis selja tagant sõidab kohe mööda veetünn ka, millega ma toon vett omale põllu peale, et pritsiga mul aega vett vedada ei ole. Et vesi peab põllu peal olema, et mul on täna plaanis veel erinevaid põldusid pritsida erinevate asjade vastu, sest nagu ma ütlesin, siis niiskust on tõesti palju tulnud ja see tekitab jälle põllumehe kurtmine, jälle tekitab probleeme. Ei, lahendame ära, paneme mikroelemente, paneme boori, paneme vaski, paneme tsinki, paneme molübdeeni, paneme väävlit, paneme magneesiumi, kõik head asjad, mis aitavad taimedel nende tingimustega toime tulla ja kvaliteetse saagi kasvatada, nii et paneme minema.